Tervist, ma olen Illar Kohvinovalt ja ma tahaks rääkida täna sellisest asjast, et oli just äsja uudis, et selle aasta Eurovisioon jääb ära, et Uku Suviste jääb vahele. No minu arust see on täielik loll tegemine, kui niimoodi tehakse. Et ära tuleks jätta hoopis järgmisel aastal Eesti Laulu konkurss, sellepärast et mina need Eesti Laulu konkursse pole nagu üldse niimoodi vaadanud, et ainult finaalis on vaadanud, et mis need laulud sõela peale jäävad, ühesõnaga, et see on kõik üheülbaline, maitsetu, sisutu, ühesõnaga, et kõik siuke jura, ühesõnaga, et mina siukest, need laulud ja kõik, noh, ei ole minu maitse, ütleme nii. Aga et Eesti Laulu, selle aasta valitud Eurovisioon, tähendab, et Uku Suviste valiti Eurovisioonile esindajaks, seda tuleb lükata lihtsalt järgmist aasta edasi, nii nagu kõiksugused üritused lükatakse praegu edasi, et ei toimu selle koroonaviirusega. Nii et jätkem järgmise aastal see Eesti Laulu konkurss vahele sõnaga ja saatkem järgmisel aastal Eurovisioonile siis Uku Suviste, kes sellel aastal võitis. Et Uku Suvistel on ikkagi ju juba ta on esinenud ju Venemaal, eks ole, ja Filipp Kirkorov on teda kiitnud, ühesõnaga ta on esinenud Anne Veski juubelikontsertidel ja nii, et tal on ikkagi ju niivõrd suur lavakogemus olemas ja Venemaa suurtel lavadel suure publiku ees, ühesõnaga, et noh, ta on ikkagi tegija laulja, kuigi noh, minu lemmikud hulka Uku Suviste just ei kuulu, aga ma leian, et ta tegija ja ühesõnaga, et ta väärib Eurovisioonile minekut, nii et lõpetage see loll jama ära, ühesõnaga, et jätta Uku Suviste vahele ja järgmine aasta teete uue Eesti Laulu konkurssi, et saadate siis selle, kes siis võidab, et no sellist viga ärge nüüd küll tehke. Et Uku Suviste peaks ikka Eurovisioonil ära käima, siis järgmine aasta, nii et järgmine aasta jätke Eesti Laulu konkurss vahele, nii ütlen mina, Illar Kohvinov.